Tere hommikut taas kord. Jällegist. Tere hommikust. Aeg on hommikust süüa. Tegime siin autos väikse siesta, nüüd tegime võikud valmis, kohvi valmis ja kõik parkimisplatsil. Ja see on siin lubatud. Aga sööme kähku ära ja siis lähme sinna ülesse. Täitsa sinna tippu. Nonii. Halla! Tere! Millega me täna tegeleme? Me lähme matkama tule eest Karujõmmiga. Ühesõnaga, me lähme vallutama seda seal. Ma ei tea, kus see on. Nii kõrgel. Ma kardan. Päris kardadki. Keda sa petad? Lähme. Lähme piilume. Vamos! Davai! Jookse! Nonii, mees T-särgiga. Õues siuke lumine. No lähme edasi. Mida vaadet? Mida vaadet? Mida asja nagu? What? Nonii, reportaaž koha pealt. Oleme poole tee peal. Niimoodi me siin ronnime. Keegi anna alla! Let's go! Filmida. Jah. Loodame, et me karu igatahes ei näe. Aga meil on vaja minna mööda seda siit üles 2 mäe vahelt. Ja maastik on selline, nii et hakkame parem liikuma. Muudkui kamandab. Ma ei tea. Räägin sama juttu või? Kes see kaugel seal naine on? Mingi superman või? Jookseb mööda seina üles lihtsalt. Ma ei tea, kuhu ta läheb. See on sein ees ju, kuhu sa lähed, naine? Noormees, teil ei ole lubatud kukkuda. Ciao. Hullud oleme ühesõnaga. Hullud. Ronime ilma normaalsete vastavate jalanõudeta, köiteta, kiivrita, riieteta, varustuseta. Hullud lihtsalt. Hullud. No hulluke, kuidas oli? Pull. Kuule, lugesid, kivisid ei tohi siin liigutada. Et keegi võtaks sealt kinni ja kukuks. Nälja teed või? Pane tagasi, kus sa võtsid. Ja niimoodi me siin turnime. Vaikselt, rahulikult. Üles. Ronnime ülesse. Naisel pole ühtegi lauset enam selle pika teekonna peale kokku pandud. Tavaliselt räägib enda videos nüüd. Nüüd ainult job vett ja karjub. Musi oota. Mis, ma ei ole niimoodi või? Jah. Tavaliselt oled sina see. Võta hoogu maha. Ongi. Eesigu järgi. Tule naine. Midagi on veel minna ja midagi veel ikka on veel.
meil on ainult natuke jäänud sinna minna, aga vaated on juba hämmastavad, mul on sõnatu, nagu ikka siin. Aga siiapoole jäävad Constellation Lakes. Mis on seal? Oota, mäed. Siia jääb Lake Moraine, kus me hommikul päikseloojangut vaatasime. Ja taga on lihtsalt lumised mäetipud. Kas pole mitte võrratu? Reits! Ära tegime. Ma ei tea mitu meetrit, aga tehtud ta sai. Tegime ära. Kohe oleme siuksed õnnistused ka. Hakkame rohkem mägedes käima. Jaa, mis asja? Teeme alt ka videosi. Lähme näitame, milline see vaade siin on. See on lihtsalt parim asi, mis ma näinud olen. Kõige ilusam. Disko reiv! Disko ikka ära kinni. Jaa, jah. YouTube. 1, 2, 3, let's go! Mis meil menüüs on siis? Mis meil menüüs on? Kõigepealt olime all. Keili räägib 2 väikest pudelit vett kaasa. Käime pool tundi ära. No alt räägiti ju, 45 minti oleme üleval. Siis mõtlesin, võtame rohkem vett. Mis sa suure võtad? Siis võtsime suure pudeli. 2 on juba ammu otsas. Suur on järgi. Jõudsime ülesse, ei tea kui kõrgele. Aga nii mõnus hoode üleval. 2 banaani, väike chili con carne. Tuunikala. 2 tuunikala, ilmselgelt tavaja. Väike õunmusile, need on mulle kõik. Ja pähklid. Näita musklit ka. No ma ei tea, kas siin järgi on veel midagi jäänud, aga midagi siin hingitseb veel. Ja. Sinine vesi. Mis sa veel tahad? Imeline. Hakkame sööma. Jaa. Muisi. Müristab. Sööme ära ja hakkame alla liikuma. Ja üks auring. Sest see lihtsalt on nii võõratult kaunis. Mees kerib seal vetsupaberi rulli ja no nii see backeri elu käib ja hakka uut klippi tegema. Jep. Tulge mitme tärni restorani. Absoluutselt. Vaatega eine maitseb lihtsalt imehästi. Üks tuuna maksab 50 taala siin üleval. Ja. Hakkame ärima või? Üleval oli hea pull olla küll, aga nüüd on vaja kuidagi alla ka saada. Aga võtame hetki siiski, et nautida neid viimaseid vaateid. Ja siis jälle alla minna. Ei ole ikka slalli tassunda. See tähendab ainult üht. Šoppamaa! Meil on uusi matkajalanõusid vaja. Juhuu! Selgelt. Lähme poodi ma siin. Lähme shoppama. Äkki ma alla siit
pepu peal ja lämme. Sealt meie staar YouTuber Katie J tulebki. Viimased laskumised. Ja siin ta on. Uus staar on sündinud. Kui ta on tehtud mäetipp, ta on. Jalanud on küll peened omadega. Vahma väljas, pulss on kõrge, adrenaliin on laes, reied said rauda. Aga meil on nii hea, lihtsalt ära tegime. Juhuu! Tubli! Miks nii nunnu? Tahaks nagu hüpata. Kaks närilist lihtsalt. Tere hommikust Banfi rahvuspargist. Uni ei olnud väga meeldiv. Aitäh küsimast. Magasime siin avalikul parklal. Piilumäe. Avalikul parklal. Kus on autosid? Natuke lonkab, aga pole hullu. Public parking, ma ei oska eesti keelt lihtsalt. Vabandage väga. Aga jah. Kuna kämpimine siin Banfi rahvuspargis on illegaalne ja need trahvid ulatuvad 25 000 suuruse rahaühikuni, siis kuklas kindlasti kipitas mõte enne magama jäämist, et mis siis, kui keegi tuleb, koputab aknale, näitab selle taskulambiga sisse ja käseb lahkuda ja annab veel trahvikriitingi ka selles suhtes, et see oleks parkimiskoha ööbimise kohta ikka eriti kõrge summa olnud. Aga see selleks. Lõpuks kui magama jäime, siis uni oli mega magus, et ei tahtnud ärgatagi. Täna hommikuks on juba parkimine nii täis pandud, et meil poleks võimalust siia tullagi. Aga lähme vaatame, mis Banfi rahvuspargil veel pakkuda on ja kuhu minna on. Muidugi keha valutab igalt poolt, eriti reied, kuna matkamine andis ikka korralikult valu nii siia, kuna ma olen suht algaja ka, siis igale poole põhimõtteliselt. Nii et eks ma üks valulik olen. Aga lähme vaatame edasi. Järgmine peatus on siin üleval. See on päris hea tee jalgratturitele ja nendele, kes tšikliga siit üles sõidavad. Siit tuli pea. Kas keegi tundis ennast puudutatuna? No ikka. No natuke ikka. Süda valutab. Vana tšikli hing lihtsalt. Tahaks juba neid imeilusaid maateid näha. Oi, tubli. Kanadasse tulles ma poleks arvanudki, et sääsespreist läheb asi palju kaugemale. Just soetasin endale 50 daala eest karusprei. Nagu mis asja? Kuhu me jõudnud oleme omadega? Aga sellega peab ettevaatlik olema. Vastu tuult lasta ei tohi, muidu tuleb sulle kõik endale peale. Ja peaks sihtima karu silmi või nina. Ja see töötab juba 10 meetri kaugusel. Rohkem ei olnud või? Ei. Okei. Aga jah, ma ei hakka mingit testi tegema selles suhtes. Ja selle karusprei soetamine oleks nagu ostaks mingit tulirelva. Pidin sellise paberimajanduse veel ära täitma koos oma nime, telefoninumbri, aadressi, e-mailiga ja panema veel alla allkirja ka. Et jah, nüüd ma olen sellise tulirelva omanik. Näita milline see lähemalt ka on. Jaa, mis mürk siin sees kõik on. Aga see mees, kes seda tanklas müüs,
ütles, et seda kasutatakse valedel eesmärkidel samamoodi, kuna see on väga ohtlik ja sellega võib teha igasuguseid rööve ja asju, et olge ettevaatlikud. Ja see on väga plahvatusohtlik, nii et kuumas autos seda hoida ei tohiks. Aga me backkerid, ma ei tea, proovime seda siis kuskil jahedamas hoida. Nagu granaat. Siit võta ja fire in the hole. Imekaunis, lommav, hämmastav. Ja nüüd lähme vaatame üle maa-aluse koopa. Ja vaadake seda eluvenda lihtsalt. Kuna kanad on nii suur ja ainult autoga tripime ringi, siis ainuke variant päevitada on niimoodi kintsu ühte kätt. Saada mulle selle rekkamehe päevituse. Ja. Ma ei näe, võib-olla peaks vahepeal vahetama, aga 1-10, kuidas vaatad on? Mis sa arvad? Küsin arvamust. Üks nagu parim või üks nagu halvim? Üks nagu põll. Üks nagu väga põll. Kümps! 10! A0 oli puudu või? Jaa, sorry, läks meelest. Nii palju numbreid. Me Eestis 5 pallisüsteemi karjunud. See on see koht, kus ees on 2-kilomeetrine rong ja siin on natuke ummikut tekkinud. 2-liitrine, 2-kilomeetrine ummik ka. Ummik on umbes sama pikk. Utukas. In 200 meters, turn right. Wildlife on ikka igal pool. Viid naise koopasse, jah? No loodan, et see karu koobas ei ole. Siis on okei. Meil on ju sprei olemas, kaasas. Me oleme varustatud. No lähme, vamos. Me oleme kuulikindla. Kuulikindlad, just. Oleme jõudnud siia Banfi rahvuspargi termaalbasseini juurde, kus kunagi raviti konte ja lihtsalt ujuti, kuna mineraalide sisaldus selles vees oli äärmiselt kõrge. Hetkel aga see vesi väga hästi ei lõhna, kuna siin elavad sees mingid mikroobid ja isegi see Banfi ohustatud teoliik. Aga mis on veel huvitav fakt, et seda vett ei tohi puutuda. Isegi see on illegaalne. Siin on nagu liiga palju piiranguid peal hetkel. Aga vaatame selle vee üle. Isegi mõnus mull on veel sees. Vesi kutsub küll, aga see lõhn ilmselgelt mitte. Lähme vaatame kõrgele. See on tripi auto alles. Siuke luksuslik backpackeri stiil. Noh, kuidas siuksega roadtrippi oleks teha? Ma ei näe ju. Musi oleks ikka väga lähedal. Hea kohe käsi ümber panna. Ilusti hoida.
ei oleks nii suur distants seal vahel, nagu meil praegu on, onju. Ikka külg külje kõrval. Päris chill. Anna minna ma see! Nüüd on need termaalveed üle vaadatud ja nüüd jalutame ja vaatame Sundays Canyonile. Lähme! See on kimab naine, noh. Hull endne. Api! Hey! Nice! Does Tanya do the double? Hi! Where you guys from? Estonia! Estonia. Yeah! Aktuaalne kaamera alustab taas. Mina arvasin, et karud söövad mett, aga Vahivärki. Kanadas söövad hoopis mingit vaiku. Ja magus võib olla. Ei tea, ei oska kommenteerida, ei ole proovinud. Nii, jätkake. Siin enam ikka jätkata, naine on kõik ära rääkinud, liigume edasi, kanjonit vaatama. No vaatame, kanjon. Minek! Noh. Liigub! See on siis see koht, kus kaks jõge ristuvad. Üks voolab ühele poole ja teine voolab teisele poole. Ja nii ongi. Värvus ka naine. Ilmselgelt kontrast on näha. No. Kas on vaja üldse ära märkida? Igaks juhuks. Igaks juhuks. Minusugused äkki ei saa aru. No, igaks juhuks neile, kes aru ei saa, siis tagumine on heledam, esimene on tumedam. Tubli naine. Hüva, et saad kokku. No nii. Metsas sai vesi otsa ja nii me täidame uusi varusid. Vaene päkkeri elu. Midagi pole teha. Terviseks. Naine. See on värskend.
daamid ja härrad. Pibau Falls. This is it. Just käisime vaatamas imeilusat koske ja siis me oleme tagasi reaalsuses. Segame omale põlve peal lihtsalt tuunikala salati valmis. kõik nende piltide ja ilusate videote taga, kuidas me päriselt elame. No täpselt. Et saaks käia kõik need kohad läbi, sööme tuunikala ja salatit. Just. Kerge, lihtne, kokkama ei pea. Suurepärane ja tervislik. Kuidas reisides tervislikult toituda. Ja siis muidugi sai. Täis teraviljaga muidugi. Ja noh, auto hakkab siukseks backeri autoks muutuma. Väga kodune selline. Rätikud rippuvad, bikiinid rippuvad, ujumispüksid rippuvad, kaamera on siin juba ootel. Ei ole siin midagi õhtus seda. Ja siin me elame. Kõht täis ja hakkame siis elamist otsima. Nagu ikka. Kõht täis. Alles teeme ju musi. Kui kõht saab täis. Kui kõht saab. Parandame taas kord sind. Kuidas palun? Vaja tuunikala. Sa oled see... mis asi see oli see spell check, vaata. Kes keerab mu kõik sõnad tekki seal automaatsed sõnad, kui ma trükin kuskil. Mõnus. Meie tegelik elu. Real life. Behind the scenes. Mine kõrvale. Võisi. Väsinud näoga. Inimesed tahaks puhata mängida. Aga ei saa. Naine tahab siin videosi teha. No viimane, ma luban. Tänaseks. Teeme. Leidsime omale lõpuks parkla koha, kus märgi järgi üleöö parkimine ma ei oska eesti keelt, ütle eesti keele. Polnud silti overnight parking. Jaa, just seda. Nii et võtsime selle riski ja nüüd oleme siin. Proovime, vaatame, mis saab. Proovime, tundub hästi vaikne, nii et jääme siia. Aga teede peal on väga palju seda wildlife'i või seda metsikuid loomi. Nägime juba põtra, mis me veel nägime, kitse, oravaid. Karu veel ei ole näinud, aga kui me siin pargis oleme, siis ilmselt karusprei peab välja võtma igaks juhuks. Aga hea tööd, maailm. See on Keili granaat ja kogu aeg kardab seda, hoiab nagu enda last. Jaa, Enno võtab mingi ägedama kurvi, siis ma hoian, panen kohe käe peal. Oota, ole ettevaatlik, see vahvatus ootlik. Aga see selleks. Hea tööd. Tere hommikust. Tere hommikust. Silmad on veel mõnusalt kottis. Aga Enno räägib meile, mis äratus meil oli praegu. Tegelikult peaks magama veel. Mitte vabatahtlik. Tavaliselt ärkame 10 üles, aga täna mõtlesime ärkame 8, aga ei ärganud ise. Keili pani äratuse seisma, aga ikkagi. Ärka üles, tule välja, politsei on siin. Lahe. Pull. Ja mis edasi sai, oli see, et see korravalvur küsis meie ID-kaarte, käis korra ära, tuli tagasi, vaatas, et meil on need kohalikud haikimise giidid olemas, ütles, et andke meile see kataloog. Enno küsis, mis kataloogi, sa midagi aru? Sa ajad, räägi eesti keeles. Mis see öeldakse? Booklet. Ma võin inglise keeles brochure. Ütle eesti keeles ruttu. Ta ütles mingi
kassett. Ta ütles kataloog. Mis kurat kassetti sa tahad? Ammu juba CD-d makid. Mis CD-d? Ammu töötab Bluetoothid. Ühesõnaga võttis selle paberitüki näppu, näitab, ajab järge. Näe, siin on selgelt kirjas, kämpida ei tohi siin Banfi rahvuspargil, see on illegaalne. Enna ütleb, me ei kämbi, kirjas oli no overnight camping või see, mis? Overnight parking. No overnight parking, seda silti seal ei olnud. Aga vaidles vastu. Ütlesime siis kutsika silmadega, et see on meie esimene kord. Me ei teadnud. Ja saime ainult hoiatuse. Siis enam ei olnud nii kutsikad autost. Ongi. Ja siis lõime ruskad kokku ja... Normaalne särts hommikusse. Oleme siis vaatame edasi. Oleme sööme kuskil ja siin ei tohi ju. Meie ei või siin looduskaunis kohas kämpida. Aga mingid vennad lasevad mingit tossu suitsu ka veel ülesse. Hip-hip, hurraa, jei. Hea mees tuleb üks käsi taskus oma kohvriga. No. Nagu päris mehed ikka, diplomaat musi. Mis diplomaat? Ole mees. Kui naine armastab meest, teeb ära kõik, tööta eest. Siuke luulepoeet Enno ja Keili Rambu. Tubli naine! Hakkame sööma või noh, hakkame vaatama, kuidas musi süüa teeb. Mida mees just nägi? Mõni hetk tagasi mina siis lebotasin voodis autos, puhkasin ja Keili jooksis välja elu eest filmima. Mingit tossu, mis värvi tossu oli, ma ei tea. Roosa. Roosa toss, mingid pulmad, naised, kõik kaifisid, nii ilus, väge oli kõik. Ja siis pakkisid asjad ära, hakkasid minema sõitma, siis mingi rattur täiega väntab taga, vaatab autonumbrit juba helistab, looduskaitsesid ei tohi tossutada. Ja nüüd ilmselgelt ootab ees midagi, kuna ta ütles autonumbri ka, nii et... Kämpida ei või, lõket ei või teha, mitte midagi siin teha ei või. Ja üks tuleb oma tossu nendega, uskumata. Mis seal ikka? Seal see toimus, teate küll. Sõia. Enne ei saa sööma hakata ju. Väike kohustuslik klipp. Nii me siin siis elame. Palav, mõnus. Sööme oma jäägid ära. Mitte midagi muud süüa hetkel ei ole. Täna on aeg šaptava. Edisu. See peaks siis olema üks väikseim jäneste liik. Ja siin ees ma ei olegi kindel, mis asjad need enam on. Oravad, jänesed, närilised, ma ei ole kindel. Aga siuke piiksu peal pidavat olema hästi pisikestel nendel jäneselistel. Daamid ja härrad, Lake Minnewanka. Action! Action! X23223 nagu läheks tantsule. Aga oleme jõudnud Stewardi kanjonisse. Kohe vaatame üle, kuidas see välja näeb, aga enne jalutasime siit Lake Minnewankast siia Stewardi kanjonisse. Ja siis üks paarike jalutas meist mööda. Nad naeratasid mulle, ma naeratasin vastu ja neil oli beebi ka seljas. Ja siis ma muidugi tegin nalja. Või noh, tegelikult see ei ole naljakas, see ongi meie reaalsus, aga ma ütlesingi, this is us one day. Ehk siis need oleme meie ühel päeval. Ja nemad naersid, meie naersime, ilmataat naeris. Ja no loodame, et see on üleval pool on meile armuline. Aga lähme vaatame üle. No midagi sellist. Need on juba suuremad lapsed, need võiks ideaalis juba jalutada, aga
aga saate üldise pildi küll. 3, 2, 1 ja 2 sammu väljapoole. Mis asi siin on? Ja paneme 2 sammu sissepoole ja 2 sammu väljapoole. Uskumatud vaated, no. Sama uskumatu nagu see inimene siin. Oh! 10. juulist 15. detsembrini võib siin metsas liigelda ainult 4 gruppides ja kaasas peab alati olema see karusprei. Muidu saab samamoodi trahvi 25 tonni lihtsalt. Väga hullud hinnad igatahes. Sellel ajal on siis emastel grislikarudel imetamise aeg, nii et neid ei tohiks häirida. Emased karud ikka kaitsevad oma neid poegi väga kõvasti, nii et päris ohtlik oleks nende läheduses olla. Karusprei on meil õnneks kaasas, 4 gruppi meil ei ole, aga ma arvan, et meie iseloomud kokku, kus 2 inimest annavad 4 välja küll. Ma ei tea, kuidas seda nendele pargirangeritele seletada, aga ma arvan, et ehk mõistavad. Äkki saame jälle hoiatuse, kes teab. Tulime Banfi lõunale. Mul on siis kanalaksa, kookose ja vürtsine selline. Siit saab lisa. Siin on punane karri. Ja siin on mu armas reisikaaslane. Näljane mees. Näljane reisikaaslane. Ja siis. No Päkker. Ei lastakse rahus süüa ka. Aga eks millegiga vahele jäänud. Nagu vähe oleks juba vahele jäänud või? Ja. Kuidas päev möödas? No ütleme, et suht mõnnalt selle vihmase ilma kohta. Läksime alla Vietnami kõrtsu sööma ja... See on Vietnami, Malaisia. Malaisia või? Vabandage. Mis kõrts oli alkoholigi saanud? Ja mis me tegime seal? Sõime, tegime tööasju. Tööasjadega läks tõesti peikis, kui kaua aega, noh. Kunagi ühegi töö peale läinud niimoodi, et teed mingi, ma ei tea, mitukümmend A4 seal loed läbi ja täidad ja... Teed teste ja... Uskumatu. Hull. Tavaliselt on lähed sisse ja uute töökohta, davai. Näita, mis sa oskad. Aga seal läks tund 18 läks aega meil. Meil läks lõunast otse õhtusöögini välja. Kuigi õhtusöögi me sööme täna autos. Ja rohkere kus. Me päriselt nagu maksame oma selle kämpimise eest. Mis sest, et me oleme ainult autos ja meil midagi muud siin väga ei ole. Ainult vesi. Jah, vett saame võtta, vetsu saame minna. Ega rohkem ei olegi. Kohe lähme täidame pudelid ära ja hakkame pudelist pesema ennast. Midagi muud üle jääb, pole ju... Ma ei tea kaubest, ma ei taha öelda. Ära ütle. Aga täna tahtsime avaliku duši all küll käia, kuskil basseinis võib-olla. Aga kuna ma vaatasin, et kõik campgroundid on kinni, kõik on nagu täielikult broneeritud ära, siis mõtlesin, et käime ruttu poes ära, ostame süüa ja tuleme kohe koha peale, et kindlustada see koht endale, et mitte trahvi edaspidi kunagi saada.
ma arvan, et sellest hoiatusest piisas. Jaa. Aga mis seal ikka? Sööme ära. Hakkame sööma. Siis chillime niisama, sest vihmaga ei ole mitte midagi teha. Saadame pilte üksteisele ja Vaatab veel midagi. Söö seal oma ette. Aga tavaiks. Soovin head ööd ette ära. Miks ma ju ei soovi teie tööd? Täissuuga ei räägita. Ootame Ema ei õpetanud. Ootame söön ära, ei saa ära päev videot kinni veel. Mis ma ootan seda? Sa oled elunõutleja, sa naudid seda pirukat nii pikalt. Aga head ööd maailm.